Tervitused MTÜK podcasti kuulajad, natukene on taas, võib vist öelda, et vett merre voolanud, natuke aega mööda läinud ja uus episood taas teie ees. Minu nimi Marti, täna juhib saadet koos minuga Sander, tere hommikust! Tere hommikust! Ja meil on külas mees, keda ühtaegu väga palju armastatakse, kindlasti on ka neid, kes seda meest silma otsastki ei salli, aga kindel on see, et külmaks ei jäta ta mitte kedagi. Martin Helme, tere tulemast! Tervist! No meie jaoks on see kella 9 salvestusaeg, mis me siia panime suhteliselt varajane, tavaliselt tudengid sellel ajal lihkavad magada. Kuidas poliitiku elu välja näeb? On see sinu jaoks tavapärane, et sa kell 9 või natuke varemgi juba kuskil oled ja mingisuguseid puid ja maid jagad? No jaa, hommikud mul on üsna standardsed, mul on ikkagi lapsed vaja kooli viia ja kell 8:30 on tavaliselt mul ikkagi juba tööpäev käib ja kui küsida, et kaua tööpäev käib, eile jõudsin koju natuke peale 7 õhtul. See on üsna tavapärane 6, 7, 8. Aga kui on mingisugused sellised parteikoosolekud, vaata on ju parteitöö on suures osas vabatahtlik töö, inimesed teevad seda pärast oma tööpäeva, algavad 6 paiku, kestavad 2-3 tundi, siis kui on veel kuskil kaugemal Tallinnast väljas, siis sõidad veel koju, jõuad kell 10 koju. Selline see tööpäev võib olla küll. Mis sinna parteitöö alla läheb, mis seal siis tehakse? No ütleme, endal vähemalt mõtteliselt peast tuleb teha vahet, et mis on parteitöö ja mis on Riigikogu töö, eks ole, et ega loomulikult me kõik oleme Riigikogusse valitud ju partei nimekirjas või tänu parteile. Erakond paneb nimekirja, erakond paneb raha ja kampaaniat aitab teha ja see on kõik suur meeskond. Aga Riigikogu töö on väga reglementeeritud töö. Sul on kindlatel kellaaegadel, lausa seadusesse kirjutatud kellaaegadel on komisjoni istungid, suure saali istungid, fraktsiooni koosolekud. Need on paika pandud, aga suur osa sellisest poliitilisest tegevusest jääb ju sellest väljapoole. Et on need, mida võime nimetada kohtumiseks valijatega, ma ei tea, võib-olla praegu läheb see üritus täna ka sinna alla, eks ole, et mõni valija ikka vaatab. Ja siis on organisatsiooni koosolekud, näiteks eile õhtul oli meil erakonna juhatuse koosolek, eks ju, ma käin mööda riiki ringi, väga-väga palju käin mööda riiki ringi ja on kohalikud ringkonna koosolekud, kohalikud osakonna koosolekud, osakond on siis omavalitsuse tasand ja ringkond on siis maakonna tasand, kus praegu juba toimub väga usin tööplaanide paika panemine, läbi arutamine, sest et sügisel on kohalikud valimised ja 80% on ettevalmistus, 20% on teostus, et see ettevalmistus kohalikeks valimisteks on väga-väga töömahukas asi, eks ole, läbi arutatakse, kes kandideerib, mis põhisõnumid on, millal midagi tehakse, see kõik on selline, ütleme nii, ma kunagi istusin kui ma olin rahandusminister 2 aastat, käisin Brüsseli koosolekutel, Brüsselis on ümber laua istutakse tähestikulises järjekorras. Eesti, eks ole, E-tähega kõrval olid mul siis ühel pool oli Iirimaa ehk EIR ja teisel pool oli Deutschland ehk Saksamaa ja Saksamaa või tollane rahandusminister oli hilisem kantsler Scholz, kes ükskord ütles mulle, et terve oma elu ma olen veetnud lihtsalt igavatel koosolekut. Ja siis ühesõnaga sinu eesmärk on siis teha niimoodi, et see elu oleks natukene värvikam kui lihtsalt need igavad koosolekud, millest Scholz rääkis. Jah, ma ütlen, et eurokoosolekud võivad olla ikka väga igavad, et seal on, kui me küsime, miks Euroopa Liidust tuleb nii palju lollusi, siis või hirmsaid jaburusi, ametnikele meeldib teha kihi kaupa, 10 lehekülgede kaupa teksti, mis on linnukeeles. Sest et sinna on lobistid sisse peitnud oma asjad, mida nad tahavad läbi suruda ja selle jaoks, et keskmine poliitik või ka keskmine ametnik sellest läbi ei näriks, siis kirjutatakse nii keeruliseks või nii ümber nurga, et sa ei saagi aru ja kui sa läbi ei näri ennast nendest 10 või 100 lehekülgedest ja seda linnukeelt ei oska ka, siis avastamegi, et jälle tuleb 2 miljardi eest, ma ei tea, parkimisplatse ümber ehitada või mingid muud niisugused jaburused, kuskil on keegi sisse kirjutanud. Et seal igavatel koosolekutel põhitöö on saada aru, mida sulle üritatakse hõlma alt sokutada ja siis sellele vastu vaielda ja see nii-öelda eeltöö või nende paberitega töö, see on ikkagi ausalt öeldes ajud ikkagi hanguvad vahepeal.
Ikka lugeda on palju seal. Lugeda on palju ja ma võin teile täitsa kindlalt öelda, et enamik poliitikuid ei viitsi lugeda. Ei parlamendis ega seal koosolekutel, see lükatakse ametnike peale tihtilugu. Ametnikud kas ei saa aru, ei viitsi ka või on vaikselt lükkavad oma agendat. Nojah, aga mis see viimane lollus näiteks oleks mingi Europarlamendis, mis on läbi surutud ja nüüd hakatakse siin rakendama? No ma Eestis on ju niimoodi, et Eesti parlamendis on Euroopa Liidu asjade komisjon, mis on siis nii-öelda kõikidest suurem komisjon, me nimetame seda vahel parlamendi ülemkojaks, kust kõik euroasjad läbi käivad. Ja kõigepealt valitsus saab Brüsselist nii-öelda ettepanekud, valitsus vaatab ettepanekud läbi, siis tuleb parlamendi ette ja ütleb, et me oleme sellega nõus või sellega ei ole nõus või seda tahame muuta ja siis saadikud loevad selle Eestis läbi ja ütlevad, kas neile see valitsuse seisukoht sobib või mitte. Kuna valitsus ja koalitsioon on üks ja sama asi, eks ole, siis koalitsiooni häältega valitsuse seisukoht alati sobib. Et see, mida valitsus tahab minna tegema, sellele parlament annab heakskiidu, nii nagu kõikide teiste seadustega ka. Aga viimane lollus, neid lollusi on ikka hirmus palju. Mina ei ole Euroopa Liidu asjade komisjonis, ma olen rahanduskomisjonis ja... Seal on praegu Kaja Kallas. Ei, Kaja Kallas on Euroopa komisjonis, ma räägin Euroopa Liidu asjade komisjon Eesti parlamendis. Et need on, vaata, see juba jooksib. Seal juba on ikka palju. Et Kaja Kallas on Brüsselis, aga ma räägin sellest, mis meie Tallinna parlamendi töö on. Okay. Viimane suurem võib-olla oligi see, et meil avastati, et nüüd on vaja kõikide kaubanduskeskuste parkimisplatsidele ehitada siis elektrilaadijad autodele ja see ümberehitus läheb, ma ei tea, 100 miljoneid vähemalt maksma, võib-olla isegi rohkem. Ja keegi ei tea, kuidas see korraldus, kus see tuli või kes selle kinni peab maksma. Aga kes siis vastutab? Aga seda ka keegi ei tea, sellepärast, et see protsess on nii häguseks tehtud, et kusagil Brüsselis 20 või 30 000 bürokraati on, kes siblivad, kuskil keegi on otsustanud, et teeme rohepööret, siis rohepöörde hulka kuulub umbes, mis need on, seal ütleme mingisugune selline suur, ütleme siis nende seaduse pakettid ja neid pakette on umbes 30 või 40 tükki või 50 tükki ja igas paketis on veel eraldi siis oma alamtükid ja need ametnikud kõik treivad ja ühel hetkel ta potsatab Euroopa Parlamendi lauale ja ühel hetkel potsatab siis rahvusparlamentide lauale ja siis, kui ta on juba ära potsatanud, siis öeldakse, et oi, aga nüüd ei saa enam midagi muuta. Aga mis on see, mis ma saan aru, et Euroopas igavad koosolekud, Eestis see, kuidas siin asjad on hägused, aga otsustatakse ikka. Mis on see, mis motiveerib sind selle kõige juures endiselt tööd tegema? Mul on ikkagi aastakümneid tagasi juba paika loksunud maailmavaade. Ja sellel maailmavaatel on teoreetiline alus või nurgakivid või vundament. Ma olengi konservatiivne inimene, ma olengi ka parempoolne inimene ja Eestit ei ole valitsetud ei konservatiivselt ega parempoolselt vähemalt 25 aastat. Ja see, mida mina tahan, on saada valitsusse, et muuta ära need asjad, mis minu meelest on valesti tehtud, et viia ellu need asjad, mis minu meelest on vaja õigesti teha. Ja see on tohutu suur töö, ega seda ei tee ühe päeva, ühe kuu ega isegi ühe aastaga. Aga see on see, mis mind motiveerib, et ma ikkagi jätkuvalt tahaksin Eestit teha teistsuguseks riigiks, kui ta praegu on. Mis sa arvad, mis sinu maailmavaadet mõjutas? Tuli see kaasa kodust mingil määral, tuli see kaasa, ma ei tea, lugemisest, tuli see kaasa koolist? Miks see on selliseks kujunenud, nagu ta on? Koolist küll ei tulnud, ma võin rääkida kooli kohta sellise loo. Ma arvan, see oli, eks ole, Vene ajal oli 4. klassis hakkas ajalugu. Ajaloo esimene õpik oli Hillar Palametsa raamat jutustusi kodumaa ajaloost ja see oli selline, mis ta ikka 4. klassi lastele suhteliselt kergesti arusaadavaks tehtud ja oligi jutustusi, oligi niisugused nagu storytelling, nagu tänapäeval öeldakse, või narratiiviloome või kuda iganes me seda nimetame. Ja see oli selline nõukogude propaganda. Nõretav lugu rahvaste sõprusest ja kuidas eestlased on alati tahtnud vene rahvaga sõbralikult koos sakslaste vastu võidelda ja nii edasi. Ja siis ma tulin koju ja rääkisin sellest oma vanematele ja vanemad niimoodi mõlemad on mul ajaloolased
ja vaatasid mulle otsa, ütlesid ei, et noh, et nüüd me peame selle nüüd küll aru saama, et see, mis koolis räägitakse, on kõik vale. Et seda küll ära usu. Et ajalugu vähemalt ära küll usu. Ja noh, ilmselt ikkagi see kodune kasvatus on ikkagi kõige olulisem. Ja kodune kasvatus on selline, et mõlemad vanaisad on sõdinud mul ikkagi idarindel teises maailmasõjas. Kuidas me nüüd ütleme, munder oli vale, aga vastane oli õige, ehk Saksa poolel. Vana-vanaisad sõdisid esimeses maailmasõjas ja vabadussõjas, said ka vabadusristi, said vabadussõjas osalemise eest asundustalud. Selline väga patriootlik kodu on olnud ja väga antikommunistlik kodu on olnud, sest oli neid, keda küüditati ja oli neid, kes ennast peitsid ja varjasid. Nii et meie kodus, meie perekonnas ei ole praktiliselt suguseltsis mitte ühtegi inimest, kes oleks olnud kompartei liige nõukogude ajal. Nii et kodune kasvatus kindlasti ja sellised need vanaisade jutud ja vanaemade jutud ja need jutud ei ole kõik sugugi mitte sellised heroilised. Vanaisad rääkisid oma sõjalugusid ka, need olid põnevad, need olid, eriti väike poiss kuulab. Ausalt öeldes ikka väga-väga põnev oli. Mul üks vanaisa, emapoolne vanaisa oli lendur teises maailmasõjas, Luftwaffe lendur ja Stuka pommitaja peal käis idarindel siis pommitamas. Ma arvan, et tal lasti 2 lennukit alt ära. Ja teine vanaisa oli siis Wehrmachtis. 2 vanaisa peale kokku on 3 raudristi mul. Nii et neid lugusid oli põnev kuulata, aga teised lood, mida sinna kõrvale räägiti, mida rääkis näiteks vanaema, kuidas pärast sõda siis käis see asi, et nemad elasid Pärnus, see oli siis isapoolne vanaisa, kui juba nõukogude võim oli juba kohal ja täielik viletsus ja nälg oli Eestis. Tõesti, seda meie tänapäeva inimesed ei mõista, mida see tähendab, et sul on päriselt nälg. Ja siis nad elasid linnas, sellist asja, et lähed poodi ja ostad midagi, polnud, lihtsalt polnud. Ja võtsid, laenasid, ma ei tea, sugulastelt laenasid siis hobuvankri ja sõitsid mööda linna ümbruse külasid ringi, et oma kuldehete eest, abielusõrmuse eest toitu saada. Ja sattusid Vene sõdurite peale, kes nägid kuldehet ja kohe olid valmis nad koha peal maha laskma. Et selle kuldehti endale saada, sõrmuse, abielusõrmuse. Nii et suure palumise peale vanaema oli rase, selle ajal siis jäeti ikkagi ellu. Nii et selline see elu oli 40ndate teises pooles. Et ei olnud sugugi kerge. No need on lood, mida tegelikult need inimesed, kes neid lugusid räägivad või kes on neid asju ise näinud, ütleme, meie põlvkond on viimane, kes neid inimesi ju tegelikult oma silmaga näeb. Kui oluliseks sa pead seda, et neid lugusid räägitakse edasi ka pärast seda, kui need inimesed siit meie seast on lahkunud, kes on neid asju oma silmaga näinud? Ja väga oluline, ikka minu meelest see on meie ajalooline mälu, see on meie rahvusliku identiteedi väga oluline osa ja teiselt poolt ka siis rääkida mul siis minu laste vanaisa ehk siis minu minu abikaasa isa 3-aastaselt küüditati. Märtsi küüditamise ajal 3-aastaselt küüditati, sest tema isa omakorda oli olnud oma kaitses. Ehk siis ütleme siis teise maailmasõja alguses siis Vene marodööride vastu võidelnud. Ja tema läks metsavennaks põhimõtteliselt ja kuna teda kätte ei saadud, siis tema naine koos 2 väikese lapsega küüditati. Ja siis tema vend oli 5-aastane, tema ise oli 3-aastane, kui küüditati ja ema suri sügisel ära. Lihtsalt nälga ja kurnatus ja suri ja lapsed jäid orbudeks. Ja vanaema siis võttis ise, ostis Nõukogude riigilt rongipileti, sõitis Siberisse, et need orvud lapsed üles kasvatada, ehk siis küüditatud sõitsid tasuta. Neile andis Nõukogude võim tasuta rongi sõidu, aga siis vanaema ostis ise rongipileti, läks oma lapse lastele järgi ja kasvatas nad seal ülesse. Nii et ja meie räägime oma lastele seda kindlasti on ja vanaisa ise on rääkinud seda lastele ja neid lugusid tuleb rääkida. Nii et seda on vaja nagu aru saada, et mitmel põhjusel. Esimene põhjus on see, et jälle see on meie rahvusliku psüühika kujunemise üks väga oluline osa.
see on moodus, noh, see aitab mõista, miks eestlased on sellised, nagu nad on ja miks meil on mingisugused sellised rahvuslikud kiiksud või kompleksid, nagu meil on. Aga teiseks aitab ka mõista seda, et maailm ei ole ninnu-nännu. Ei olegi ninnu-nännu, et samasuseid asju toimub tänapäeval mujal maailmas ka. Vaatad mingisuguseid konflikte Aafrikas või Lähis-Idas või ka praegu seda, mis Ukrainas on näiteks. Et ega maailmast ei ole kurjus kuhugi ära kadunud, et maailmas on seda julmust ja kurjust on jätkuvalt ka meie ajal olemas, et oskame äkki paremini hinnata, et meil on hästi, oskame võib-olla paremini olla valmis selleks, et see võib uuesti ka meid ähvardama hakata, et need on nagu olulised asjad. Jah, et selle küüditamise kõige kohta on ju hästi kirjutanud Aleksandr Solženitsõn enda raamatusse Gulagi arhipelaag. Olete sellega tuttav ka? Kunagi, ütleme, millal ma viimati lugesin, ma ei lugenud kõiki osasid läbi, aga ma arvan, vast oli 3. osa, mida ma lugesin 15-20 aastat tagasi, et see on nagu väga selline nagu vahetu kirjeldus sellest nii-öelda kurjuse maailmast või julmuse maailmast, et ega see julmus ja kurjus eksisteerivad meie kõrval kogu aeg jätkuvalt edasi. Sellega tuleb olla võimeline toime tulema. Jah, seal oli konkreetselt selle kõigi küüditamist ja kurjustega, mis Venemaal siis Nõukogude Liidus toime sai, kui kõik eestlased ja asjad küüditati Venemaal ära ja seal oligi, et see vangilaager ei ole mingi tavaline vangla, vaid see ongi lihtsalt, et sa nälgid ära seal, teed surmani tööd ja niimoodi on, et see raamat kirjeldab väga hästi seda kõike kurjust lihtsalt inimese tasandil, et kuidas ise võid ka olla nii kuri ja kuidas teised võivad ka olla nii kurjad ja kõike see nagu vangidena seal olla ja töötada. Ma neid kirjeldusi tegelikult soovitan noorematel inimestel lugeda, et see jälle, see ei ole nagu see ei ole võib-olla lihtne või mugav lugemine, aga võib-olla vast lihtsam kui eurodirektiiv. See sünge lugemine küll, vanaema mulle rääkis, et oli kunagi isegi ju Eestis koolides oli kohustuslik kirjandus ja toda ikka pidi noorena lugema, aga see ei ole vist ikka aastaid 5-10 ikka mitmekümneid vast aastat Eesti kohustuslikus kirjanduses olnud. Ja mul kaksikõde on kirjandusteadlane ja tema on aastaid rääkinud seda, kuidas Eesti siis ütleme siis kooliprogrammides kogu see kogu nii-öelda kirjanduse pool muutub järjest väiksemaks ja neid kohustusliku kirjanduse osakaal muutub väiksemaks ja selle tagajärjel tegelikult, mis on tagajärg? Tagajärg on see, et inimeste silmaring muutub väiksemaks, inimeste sõnavara muutub väiksemaks ja mõttemaailm muutub väiksemaks ja see on väga ohtlik. Seda enam, et me elame ju ajastul, kus me kõik saame ise ka aru, liiga palju istume kogu aeg väikese ekraani ees ja lihtsalt scrollime, kust tuleb ikka brainrotti, täitsa mõttetut jurana. Ja selle asemel, ja kusjuures see on ju tehtud, ega need arendajad või need suured tehnikafirmad ei ole ju eilased või nad väga hästi on välja nuputanud need algoritmid, mis siis ikkagi inimese aju motiveerib. Ja nad saavad väga hästi aru, mis siis see sul silme ees peab jooksma või vilkuma, et sind seal kinni hoida. Ja selle kinnihoidmisega koos toimub samaaegselt see, et inimesel kaob ära harjumus kauem veeta rahulikumalt aega sellises mitte actionit, aju jaoks actionit täis olukorras. Et aju peab kogu aeg saama mingit uut vilkuvat pilti, kui siis võtad raamatu ette ja võtab mitu minutit aega, enne kui sa lehekülge keerad. Ei ole enam harjunud. Aga närviliselt vaatama, et mis edasi, kus... Kui ohtlikuks sa seda pead? Sest see on tegelikult asi, mis on ju viimase 10 aasta teema võib olla heal juhul. Kui ohtlikuks sa seda pead, me ju tegelikult ei tea, mis selle asja tagajärjed on. Ma pean seda, ma ei oska öelda, kui ohtlik on, kas see õige sõna on, aga see on, ütleme niimoodi, kindlasti me ei näe nagu ette neid kõiki probleeme, mis siit tuleb ja me alles oleme hakanud nagu teadvustama neid. Ja ohud on ka olemas, see on väga muret tekitav ja mulle tundub, et me siin praegu ütleme ühiskonnas otsitakse või sellised esimesed vastureaktsioonid on, et korjame lastelt või ärme kooli luba ja nii edasi ja seda on hästi raske saavutada, sest et esiteks me kõik teame, et ma ise ka lapsevanemana tegin väga suure vea, läksid kuskile seltskonda istuma, laps hakkas vinguma, panid talle Maša ja Karu ette ja rahulik oli edasi seltskonnas istuda, aga tegelikult ei oleks tohtinud seda teha ja lihtsalt
aga kes see mulle õpetas, et ei tohi teha? Keegi ei öelnud, et seda ei tohi teha. Nii et selles mõttes see on nii kergema vastupanu teed minek ja kui sa ei ole seda nagu lahti ka rääkinud, et mis siis me saame aru võib-olla, et midagi ei ole õiget sellega, aga et mis see täpselt on ja kuidas selle vastu võidelda, me ei ole veel tegelikult välja nuputanud ühiskonnana või selliste lapsevanematenagi. Nii et seal on, aga need ohud, ma arvan, hakkavad meile selginema, eks ju. Esimene asi on see, et inimestel tõepoolest tekivad tähelepanuhäired. See mingid ADHD-d. Kui sa ei olegi harjunud keskenduma, kui sul on nagu juba 15 minutit järjest mingisuguse asja peale keskendumine, rahulikult nokitsemine on lihtsalt harjumatu ja aju hakkab protestima selle vastu, siis sellel on ju väga selged ohud. Aga kõige suurem oht minu meelest on see, et inimeste IQ hakkab langema. Me näeme seda juba, kuidas üleüldine tase hakkab langema, on juba mitu aastat langenud ja teiseks, kuidas inimestel nagu reaalsed oskused, päris maailma, päris oskused hakkavad vähenema. Aga meil on äärmiselt keeruline ühiskond juba ehitatud, eks ole. Hästi paljud süsteemid, mis seda ühiskonda käimas hoiavad, on muutunud ülikeerulisteks. Vaatame Ameerikast uudiseid, kuidas lennukid taevast alla kukuvad ja helikopterid taevast alla kukuvad. Tegelikult tuleks küsida ja see ei ole mitte hõbepaberi mütsikesega vandenõuteooriate küsimus, vaid tegelikult tuleks küsida, et aga kas see ühiskondliku korralduse keerukus on jõudnud tasemele, kus tegelikult enam inimesed sammu ei pea. Tunned end nõrga ja väsinuna? Siin tuleb appi meie tänane sponsor, Spark Supplements. Nad on toonud Eesti turule uue põlvkonna vitamiinikompleksi, mis ühendab vajalikud vitamiinid, mineraalid ja aminohapped. Astuge läbi nende kodulehelt sparksupplements.ee, kasutage sooduskoodi MTÜK ja aidake oma kehal jälle täisvõimsusel töötada. Kui palju sina ja sinu abikaasa näiteks kodus oma lastele seda rõhutat, omal ajal sai Maša ja Karu ette pandud, aga kuidas see seis nüüd on? Milline see väärtusruum on, mis teie kodus valitseb? See on väga suur võitlus, ütleme niimoodi, et meil on osad lapsed on juba suured, eks ju, ülikool juba lõpetatud kõige vanemal, üks käib veel ülikoolis, et nendel on see juba endal, esiteks nemad, ütleme, nutiseadmed tulid siis, kui nad olid juba teismelised või suured juba, ütleme, siis juba ja siis need nutiseadmed olid ka sellised, et ega piiramatus koguses netti ei olnud veel, eks ole, ja nii et nendel võib-olla nemad veel pääsesid mingitest asjadest ja neid tänapäeval on juba nii palju rohkem mõistust, et nad juba ise enam otsustasid, et TikToki me ei panegi endale telefoni sisse, et see on nagu võtab aja ära ja on liig, mis liig. Aga väiksemad lapsed käivad põhikoolis ja tegelikult on nagu maru selline lakkamatu võitlus, et piirata seda ekraani aega, et kui ma siin vaatan mingit Eesti uuringuid või keskmisi, et keskmine Eesti laps vaatab mingisugune 4 tundi või ekraani, et kui prooviks sellest allapoole jääda, siis äkki olen juba hea lapsevanem. Aga tegelikult on 4 tundi ka palju. Ja iga päev ei õnnestu 4 tundi kokku. Mõni päev tuleb ka 5 või 6 tundi, eks ole. Nii et see on lakkamatu võitlus, see on nagu kätepesu, et pesed käed ära, natuke pärast käed jälle mustad. Et seda, et pesin käed ära ja sain puhtaks ja nii jäi, et seda ju ei ole. Nüüd tuli nagu välk selgest taevas see asi näiteks, et põhikoolides, kui teil lapsed käivad põhikoolis ka nooremad, siis tuli nagu välk selgest taevas see, et nüüd jõustus siis kas ta oli seadus või siis kohustus, et koolipäevad hakkavad kell 9 ja esmaspäevaks ei tohi koolitöid jätta, kodutöid. Ma olen nagu selles mõttes nagu ma ütlen, konservatiiv ja parempoolne, et mulle meeldib, kui on jäetud selline otsustusvabadus või enesekorraldusõigus, eks ole, et koolis ise otsustatakse, et ma pean ka seda jaburaks, et varem oli range reegel, et 8 kindlasti algas ja nii oli. Et tegelikult võiksid saada koolid ja see tähendab ju tegelikult lapse vanemaid eelkõige kooli hoolekogude või pidajate omavahelisel kokkuleppel ise otsustada, mis kell see kool algab, et kas ta algab kell 8 või ta algab 8:30, nagu näiteks see kool on, kus minu lapsed käivad ja või ta algab mis see kellaaeg on, eks ole. Mulle ei meeldi see, et meil on lastel
ja isegi tegelikult väikestel lastel tegelikult kohutavalt koormavad koolipäevad. Et kui ma käin tööl, ma olen tööl käiv inimene ja saan sellest palka, siis mul on tööpäev 8 tundi. Ja siis, aga meil on lapsed, kes lähevad kooli, kellel on 9 tundi tunde. Ja siis on veel, tihtilugu on veel mingid trennid ja asjad või huviringid ja asjad. Ja siis on veel kodune õppimine. Aga okei, võtame trennid, huviringid välja sellest mängust, ütleme, et see on hobi. Mis võib-olla ei ole päris õige käsitlus, aga ütleme praegu nii. Et kui sa ainult koolitöö peale mõtled, sul on 9 tundi koolitunde, siis sul on kodus veel, ma ei tea, tund või 2 õppimist. No seda on rohkem, kui on täiskasvanud inimesel tööd, et mina seda õigeks ei pea. Nüüd koduse õppimise kohta ma arvan niimoodi, et ma olen õpetaja olnud kunagi ammu, 20 aastat tagasi, rohkem veel. Ja selge oli see, et ega suur osa lapsi kodust õppimist ei tee. Et kodune õppimine eelkõige peaks tähendama minu meelest seda ikkagi, et kui sul tuleb töö, siis see on kodus ennem seda teed kordamist ja siis on mingi lugemisprojektid ja siis on võib-olla mingisugused muud natuke pikemaajalisemad projektid, mis sa teed. Et õppimine tegelikult minu hinnangul ka peaks eelkõige toimuma koolis. Ja samamoodi ma mõtlen selle peale, et aga ma lähen täiskasvanud inimesena, okei, mul on natuke ebatavaline töö, ma olen erakonnatöö ja seal on hästi palju nädalavahetusel kohtumisi või koosolekuid, aga tavaline inimene, kes käib 9-5 tööl, temale tuleb nädalavahetus ja tal ei ole nädalavahetusel midagi vaja teha. Aga siis nendele lastele, väikestele lastele me jätame rahumeeli nädalavahetuseks veel tööd teha, et see ei ole minu meelest aus või õige. Ja sellest loogikast ma saan aru, aga et kuidas seda nagu teha, ma jätaks ikkagi paindlikkust koolidele ja lastevanematele. Aga see, et need päevad nii pikad on sul endal peas mingisuguseid lahendusi, kuidas seda asja peaks muutma, kust otsast sellele peaks lähenema? Jaa, meil on programmid on ülekoormatud. Ma toon ühe näite, et meil on 3 võõrkeelt koolis õpetamisel. Lõpetame ära, Tegelikult on vaja üks võõrkeel selgeks õppida ja kõik saavad aru, et see üks võõrkeel on inglise keel. Hea küll, teeme mingid koole, kus seda inglise keelt ei ole, vaid on meil saksa keel või prantsuse keele erikool või ka vene keele või hiina keele erikool, araabia keele, ma ei tea, mis iganes. Et need, kes tahavad siis seda keelt õppida, siis selle jaoks on, vähemalt Tallinna keskselt mõeldes on võimalik sul panna laps sellisesse kooli, aga miks me peame õppima 3 võõrkeelt, mida tegelikult lõppkokkuvõttes selgeks ju ei saada koolis? Täiesti programmi koormav asi. Siis on meil mingisuguseid naljakaid aineid, mingid lisaaineid, millel praktilist väärtust koolis ausõna ma ei näe. Ma ausõna ei näe. Et programm on ülekoormatud. Et tegelikult ja ideoloogiliste asjadega ka loomulikult ülekoormatud. Et tegelikult peaks ikkagi nii kui vanasti oli koolis õpetama selgeks lugemise, kirjutamise ja arvutamise. ja mina siiski arvan ka, et ajalugu ja kirjandustesse on see silmaringi ja kultuuritunnetuse küsimus. Ja ei ole vaja meil üritada juba 6. klassis mingisuguseid super inimesi teha, kes kõigest kõike teavad ja kõike oskavad. See tegelikult ju ei eksisteeri nagunii. Ma ütlen veel kord, et pooled õpilased, kes meil koolis käivad, tulevad hommikul kooli, lihtsalt nühivad selle koolipingi läbi, lähevad õhtul ära, neil ei ole mitte midagi külge jäänud. Absoluutselt mitte midagi külge jäänud, et nad lihtsalt ei olnud vahepeal ei hänginud siis kaubanduskeskuses. Sa mainisid ideoloogilist teemat ka. On see miski, mis on nüüd viimastel aastatel rohkem teemaks kerkinud või kuidas sa seda näed? Ta on roninud ikkagi sisse vaikselt, aga kindlalt on meil sisse roninud. Nüüd ongi meil käes olukord, kus see oli nüüd 7. klassi õpikus, kus on kirjas, et meil on 20 sugu. See on õpikus kirjas. Ja haridusminister vaatab meile rahulikult silma sisse ja ütleb, et see on teaduslik konsensus, et on 20 sugu. Ja seda inimest me kutsume, see ametinimetus on teadusminister, eks ole. Et see ei ole ju päris haridus. Sellist haridust andva kooli võiks nagu rahulikult lihtsalt laiali saata, kinni panna. Ja ausalt öeldes ma pean sellise asja õpetamist laste väärkohtlemise erivormiks. Nii et selliseid asju, aga see on ainult üks näide ja see on üks räigem näide, eks ole. Et igasuguseid vikerkaare värvilisi selliseid erinevate peremudelite nime all siis promotavaid asju on meil juba varem õpikutesse ja tööviikutesse pandud ja siin on jälle, ma põhimõtteliselt pooldan seda, et koolid saavad ise endale valida õpiku, saavad ise endale programmi sättida, saavad ise endale valida, millise töövihiku või õpiku järgi töötavad.
aga noh, kusagil peaks olema ikkagi mingid raamid ees, et noh, kui ma lapsevanema saadan oma lapse kooli, siis ma ei pea tegema nii, nagu minu vanemad tegid Vene ajal, et laps tuleb koolist tagasi ja ma hakkan nagu teda õpetama ümber sellest, mis koolis räägiti. No see on ikka räige. Ja seda on palju. Noh, me tegelikult tänapäeval veel me ei adu seda ära, kui palju seda meil koolis on. See on küll üks jabur näide tõesti, mis õpikus ta sees on, inimeseõpetus või loodusõpetus õpetatakse konkreetselt, kas ta on siis nagu põhikoolis sees või? Põhikooli ealisele lapsele hakatakse rääkima, ei ole, see oli vana arvamus, et oli mees ja naine. Tänapäeval arenenud ühiskonnas 20 sugu vähemalt, et vali ise, kuidas sa tunned ennast, see oled sina. Ja kusjuures, noh, me küsime, Kristina Kallaselt küsisime, et aga kullakesed, et miks siis 20 sugu, et meil on siin entusiaste, kes räägivad 120 soost, et noh, te ju ka saate ise aru, et kui asi läheb niimoodi lappama, et noh, põhimõtteliselt enam pakkumise teed, et siis see ei ole õpetamine, need ei ole teadmised või oskused, mida me koolis anname. Need on ideoloogilised poosid ja see ongi ajupesu tegelikult. See on ideoloogiline ajupesu ja noh, väga paljud lapsevanemad isegi ei tea sellest, aga noh, terve hulk lapsevanemaid on, noh, lihtsalt löövad käega selle peale lihtsalt ja siis on noh, osa lapsevanemaid, kes selle vastu aktiivselt ikkagi võitlevad ja sõna võtavad. Nii et noh, selle vastu muidugi lääne, see tuleb meile läänest, eks ju. Ja selle vastu läänes on tegelikult päris suur selline vastureaktsioon olnud. Noh, eriti me näeme seda Ameerikas, Trumpi valimisega seoses, aga näeme seda ka Euroopas. Ja noh, küll see Eestis samamoodi on, et noh, kui ühel hetkel lapsevanemad aru saavad, et noh, meil on koole, kus noh, hariduse nime all tegelikult toimub laste väärkohtlemine, noh, siis ikkagi see lastevanemate mäss, ma arvan, pühib selle minema. Aga ma ütlen, enamik inimesed ei teagi, et seda tehakse. Näed sa praegu, ma ei tea, kas siis Riigikogus või üldiselt ühiskonnas, et see nagu, mis see õige sõna võiks olla, polariseeritus just kui selle nii-öelda kahe leeri vahel on ta nüüd ajas viimastel aastatel veelgi kasvanud, noh, ta on seal kogu aeg olemas olnud, aga tunned sa, et see kasvab ajas ja veel ka noh, sellistest asjadest tingitud? Viimase 2 aasta jooksul on noh, oluliselt hullemaks läinud. Ja noh, siin tuleb ikkagi põhimõtteliselt tuleb aru anda endale sellest, et see ühiskondlik lõhe või ühiskondlik polariseeritus on noh, vasakäärmuslaste või liberaal-äärmuslaste provokatsioon olnud alati. Et ega noh, ühiskond, jälle, kui sa mõistad, mis asi on konservatiivsus pooldab ühiskonna arengut evolutsiooniliselt, mitte revolutsiooniliselt, vaid evolutsiooniliselt, et asjad ise vaikselt toimivad, muutused tulevad rahulikult, tulevad aeglaselt, kõik harjuvad nendega ja siis ongi järsku sul see, mida võib-olla eelmine põlvkond pidas millekski väga värskeks, millega ei tahetud kaasa minna, siis nagu järgmine põlvkond võtab seda kui endast mõistetat. Aga meil on äärmusliberaalid või äärmusprogressivistid, võime nimetada erinevate nimedega, nad ajavad sama asja, on otsustanud, et kiiremas korras ja kohe peavad kõik vanad asjad olema hävitatud, välja juuritud ja asendatud uute asjadega ja kes kaasa ei tule, see tuleb noh, nii-öelda paika panna ja ära tühistada ja kanna alla suruda. Ja noh, loomulikult suur osa ühiskonnast tõrgub ja hakkab vastu. Ja noh, ja nüüd viimase 2 aasta jooksul pärast eelmisi Riigikogu valimisi, 23. aasta Riigikogu valimisi, kui meil sai võimule noh, kõigi aegade kõige vasakpoolsem ja kõige äärmusliberaalsem valitsus Eestis, on ju tehtud ära väevõimu või vägisi tehtud ära asjad, mida Eesti ühiskonnas 10-15 aastat vaieldi, kas on mõistlik või ei ole mõistlik või kas peaks või ei peaks. Noh, näiteks eks ole kooseluseaduse ümber käinud vaidlus, praktiliselt lihtsalt ei olnud enam kooseluseadust, abielus tehti siis nii-öelda sooneutraalseks ehk oma abielu tehti ära. Aga 60% ühiskonnast jätkuvalt leiab, et see ei ole õige asi. Ja see ei ole muutunud, noh, see väide, et teeme ära ja küll siis kõik lepivad sellega, see tegelikult ei ole läinud nii. Tegelikult on kõik need, kes olid sellele ennem vastu, on jätkuvalt sellele vastu ja see tuleb tagasi pöörata ja ära tühistada ja loomulikult hakkab selle peale see liberaalne avangard hakkab röökima, aga midagi teha ei ole, noh, nad ise lõhkusid ühiskonna ära ega nüüd sellest lõhkisest ühiskonnast nagu tagasi, noh, ütleme, kui sul kukub tass maha ja kildudeks kukub,
sa võid ta isegi kuidagi kokku liimida, aga ta päris terved asja enam ei ole, noh, et nad lõhkusidki ühiskonna ära ja seda ühiskonda nüüd nagu tagasi terveks tehas kohutavalt raske ja pikaajaline protsess. Tegelikult tuleb uust asjast teha. jah. Võtame korraks selle sama abieluvõrdsuse teema. Kas sa pead seda võimalikuks, et see asi pööratakse reaalselt tagasi, arvestades seda, et seda on juba nii-öelda, nüüd on juba natukene aega saanud nagu meil olla siin meie keskel. Pead sa võimalikuks seda, et see tagasi pööratakse? Absoluutselt. Ma teen selle ära. Ja. Küsisid alguses, et mis mind töös hoiab, see hoiab mind töös, see on üks asi, mida ma kavatsen teha. Et saaks selle ära teha. Tagasi normaalsusesse. Saime pealkirjaga kätte siit. Ei, no tegelikult küll. Tagasi normaalsusesse, see tehti ära ühiskondlikust vastuseisust hoolimata, see tehti ära räigete võtetega, rikuti selle käigus muidugi kõiki Riigikogu protseduure, reegleid, rikuti, tegelikult ka ilma mandaadita, selles mõttes, et valimiste eel selleks luba ei küsitud. Nii et see tuleb tühistada. Kas konservatiive häirib pigem see, mida tehti või see, kuidas tehti? Mõlemad, võrdselt jälg mõlemad. See need võtted, kuidas seda saavutati, ei ole demokraatliku ühiskonna väärilised võtted. Meil rikuti Riigikogu kodukorda, Riigikogu kodukord on tegelikult väga krõbe seadus, selles mõttes, et ta on 51 hääle seadus. Eestis on paarteist seadust, mida saab muuta ainult Riigikogu koosseisu enamusega, ehk nõuab 51 häält, näiteks riigieelarve või mingid niisugused asjad, et selle seaduse rikkumine on tegelikult päris karm asi. Aga ka see, et see asi ise üleüldse ära tehti, et mingisugust ühiskondlikku luba selleks ei olnud, mingit ühiskondlikku tellimust selleks ei olnud. Nüüd meil on siis kokku selle paari aasta jooksul kooselu seadusega on meil siis mingisugune 200 inimest ehk 100 või 120 liitu sõlmitud. Et 120 inimese jaoks või ütleme siis 200 inimese jaoks või 120 paari jaoks ühiskond puruks peksta, pea peale pöörata, ausalt lihtsalt ei ole lubatud. Räägitakse, ma olen uudistes kuulnud, et nüüd ülikooliharidus, kõrgharidus tahetakse nüüd teha või tehaksegi tasuliseks, mitte nagu siis nii suures mastaabis, kui näiteks Ameerikas on, et pead võtma 10 000, 100 000 laenu, et seda ülikooli õpinguid nagu ise maksta, aga peale ka veel ülikoolile. Vaid nagu vist on siis paar tuhat eurot aastas või niimoodi. Et või ma mõtlen, kas minul on täpselt see õige aeg, kui mina nüüd tulin ülikooli, sain tasuta õppida, aga tulevikust, kes minu näiteks noore õde tahab tulla, äkki tema peab hakkama maksma ja see läheb väga kulukaks või kuidas sellega... Jaa, mina olen ka väga tänulik, et minu lapsed said ülikoolis käia niimoodi, et ma ei pidanud maksma. Aga see tänane tasuta hariduse süsteem ka ei toimi. Sellest saavad kõik aru, et ta on nagu, omal ajal tehti mingi kena plaan, siis olid nii eelarveseisud kui ka üliõpilaste number või vanuses olevate inimeste arv oli teistsugune ja see süsteem on läinud nagu läinud paigast ära. Minu vaade asjal on selline, et inimene peab saama jätkuvalt koolis ülikooli kõrghariduse kätte saada ilma, et ta peab raha maksma. Ja see tähendab seda, et tegelik süsteem tuleb luua stipendiumi põhine. Et kui sa oled sisse astunud ja sa käid seal koolis ja sa täidad seal mingisuguse taseme ära, siis selle maksab sulle kinni ikkagi riik lõppkokkuvõttes või maksumaksja stipendiumi kaudu ja kui sa ei taha käia või kui sa oled seal laisk või loll, siis pead midagi ise juurde maksma või kukud koolist välja. Et sellisel juhul me hoiame ka seda nagu hariduse taset või kõrghariduses motiveeritud inimesed käivad seal ainult. Sest praegu on, kui me kõik teame hästi palju suur probleem on see, et inimesed astuvad ülikooli, käivad pool aastat või aastakese, siis avastavad, et neile see ei meeldinud, kukuvad välja või tiksuvad seal mingisuguste varitudengitena mõnda aega. Selles süsteemis on palju probleeme sees, mis on, aga ma olen ikkagi sama meelt, et kui meil Eesti ühiskonnas on see kokkulepe tegelikult olemas, et meil on vaja haritud rahvast, siis ülikooli hariduse peaks kätte saama sõltumata sellest, kas sul on majanduslikke vahendeid. Sest tegelikult on üliõpilastel ju meil see probleem niikuinii, et selle jaoks, et ennast õpingute kõrvalt ära elatada, kui sul kodust nagu ikkagi ei ole võimekust, lähed näiteks
ma ei tea, kus teie pärit olete, aga nüüd lähed teise linna õppima, noh, näiteks ma saadan oma lapsed näiteks kas või Tartusse õppima, siis sellega kaasnevad kulud, mida niikuinii tuleb ju vanematel tasuda, eks ole. Et kui see sinna juurde veel paned, siis mingid õppimaksud, siis jääb lihtsalt minemata, eks. Ja väga paljud üliõpilased käivad ikkagi tööl kooli kõrvalt, mis tegelikult mõjub ka halvasti õppekvaliteedile. Noh, õpetab küll elama, aga õppetulemusena mõjub halvasti. Et see, noh, see jutt, mida meile räägitakse, minu meelest kuidagi vales võtmes käib. Ehk siis nagu fookus peaks olema hoopis sellele, et seda nii-öelda ka millegi arvelt kompenseerida, et noh, et näiteks Suurbritannia näitel on ju, Suurbritannias ka ikkagi ülikooli haridus maksab päris palju, aga samas on ju, seal on näiteks niimoodi, et on ju sisse kirjutatud juba, kui sa hakkad palka teenima, siis sa maksad oma palgast protsenti nii-öelda õppelaenu tagasi maksmiseks, ehk et seal justkui nii-öelda kõrgharidus on tasuline, aga tegelikult see ei erine kuigivõrd sellest, mis meil praegu on, sest et meil ju tuleb see sotsiaalmaksust. Jaa, just, et samasugune süsteem on minu meelest, kui ma õigesti mäletan Austraalias ka, et kui sa oled hariduse omandanud, siis pärast sul on tulumaks on protsendi võrra suurem. See on, loogika on lihtne, eks ole, sa käisid koolis, sa said mingi uue kõrgemal tasemel oskuse teadmise, sa oled tööturul selle võrra konkurentsis paremas seisus, lähed tööle, hakkad saama paremat palka ja sellest paremast palgast natukene rohkem kui teised inimesed maksad tulumaksu ja sellest tulumaksust siis peetakse üleval seda haridussüsteemi, kus sina oma oskused teadmised said. Ja see lahendab ära selle mure, et aga andekad inimesed, kellel ei ole majanduslikke võimalusi selle jaoks, kuidas siis nemad koolis käia saavad või ülikoolis käia saavad. Et niisugusi süsteeme minu meelest on mõistlik pidada või seesama õppelaenude süsteem on mitmel pool praktika ju ka selline, et õppelaenuga tegelikult makstakse su koolis käimist, pärast kui sa oled kooli ära lõpetanud, siis seda õppelaenu maksab kas tööandja sul tagasi või mingisugune selline lahendus, kus see õppelaen makstakse ära niimoodi, et sina tegelikult selles ei osale. Et neid lahendusi tegelikult maailmas on ja need toimivad. Ja üks lahendus minu meelest, mida meil Eestis ka ise kasutasime 90-ndatel ja 0-ndatel, kus on mingisugune hulk on nii-öelda riigi poolt kinni makstud õppekohti, aga ülikoolid saavad kõrvale juurde luua sinna veel ka tasulisi õppekohti. Et need, kes siis on võimelised, kes tahavad, saavad ka raha eest koolis käia. Et neid mudeleid on, et nende üle minu meelest, kui me jookseme kohe lukku sellesse, et kas tänane süsteem või asemele kohe, et kõik maksavad, siis see tegelikult see arutelu ei vii meid mitte kuhugi, me sellega kuhugi välja ei jõua. Hüppame natukene ajas tagasi. Sa õppisid ülikoolis ajalugu. Seda me teame, et ajalugu sulle väga meeldib. Oli see puhtalt nii-öelda kirepõhine valik, miks sa just sellise otsuse tegid ja kas sa juba siis teadsid, et mis elu sulle nii-öelda edaspidi toob? No üldiselt oli ajalugu oli mulle, ma ei oska sulle öelda täpselt, mis klassis või kui vanalt, aga ma teadsin juba ammu, et ma tahan ajalugu ülikoolis õppida. Siin ka jälle eeskujud olid ju omal perekonnast olemas, nii isa on mul ajalugu õppinud, ema kunstiajalugu õppinud, onu on ajalugu õppinud, tädi poeg õppis ajalugu, onu poeg õppis ajalugu, abikaasa leidsin ka ajalugu õppijate hulgast. Et selles mõttes see on selline suguseltslik harrastus meil olnud või kiiks. Ja ilmselt vastab ka tõele see, kui tagantjärgi mõelda, et mulle ei meeldinud üldse käia, eriti ei meeldinud mulle käia keskkoolis või gümnaasiumis. Põhikoolis mulle ka ei meeldinud eriti käia, aga gümnaasium tuli mul väga raskelt. Et mis mind siis lõppkokkuvõttes nagu hambad risti suruma sundis ja selle kooli läbi tegema sundis, oli see teadmine, et ma tahan ülikooli veel minna edasi. Et kui mul seda motivatsiooni ees ei oleks olnud, siis ma ei ole kindel, et ma oleks keskkooli lõpuni ära teinud. 90-ndad olid ka selline aeg, kus kooliharidussüsteem oli tohutu suures loksumises ja kõik asjad olid nagu kuidagi paigast ära. 94-95 ma lõpetasin keskkooli. Nii et ja teadsin, et tahan minna ja teadsin, et ma tahan minna ajalugu õppima Tartusse ja esimesel aastal ma ei saanud sisse, päris karm konkurents oli. Nii et ja siis kui mul on hästi nagu eredalt on meeles, et ma läksin Tartusse loengusse, esimesel nädalal loengud käisin esimesel nädalal loengud ära või esimesed päevad loengud ära ja mõtlesin,
issand, kui äge, et kõik tunnid meeldivad. Kõikides on huvitav olla, kõikides ta on järgmine päev jälle minna. Et siis täiesti uus kogemus haridusega. Ja ta oli nagu ülikoolis kogu aeg, terve ülikooli elu oli niimoodi, et kogu aeg oli huvitav. Mulle meeldis ja oli mõned ained olid sellised, mis lõpupoole oli vaja ära teha, kus olid nagu kohustuslikud. Tol ajal oli see akadeemiline vabadus oli suurem kui tänasel päeval, et meil on tänapäeval mingid moodulid ja ma ei tea, mis asjadega. Meil oli peaaine, kõrvalaine, peaaine punktid tuli täis saada, seal mingi aine koodide süsteem põhimõtteliselt oli ka, aga hästi vabalt sa ise valida, et mida sa õppisid ja mis kursusel sa midagi õppisid, kas sa tegid esimesel kursusel selle asja ära või teisel või viimasel. Et see nagu oma asi oli, et lõpuks pidi sul olema mingisugune hunnik aineid koos, mille sa olid ära teinud 4 aasta jooksul. Tol ajal oli veel 4 aastat kooli, nii et hästi lõdvalt ja olid mõned ained, mis mind nagu eriti ei paelunud, aga mis siiski olid nagu vaja ära teha. Aga need olid vähesed. Ja ma võtsin lisaaineid, ma võtsin veel politoloogiast kõrvalaineid või mingid nii-öelda vabaaineid. Ja peaaine oli mul lähiajalugu, 20. sajandi ajalugu, aga kõrvalaine oli mul siis või oli kunstiajalugu, mis mulle tegelikult õudselt meeldis ka. Nii et kõik meeldis. Mulle meeldis ülikoolis. Ja mis hetkel sa siis taipasid, et Martin Helmest saab poliitik? Vot seda on raske öelda, võib-olla lapsest saadik olen teadnud, aga poliitika, ma ülikooli ajal ikkagi juba ka tegelesin, olin juba poliitiliselt huvitatud ja käisin erinevate parteide noorteorganisatsioonides maad kuulamas ja olin seal, isegi astusin tol ajal Isamaa liikmeks, aga tulin sealt suhtelt kiiresti ära, sest et see ei olnud minu meelest see, et nad olid seal liiga nagu pehmod. ja siis, aga see nagu pakkus mulle huvi, kogu see poliitika, et mul ei olnud nagu sellist ettekujutust, et millalgi kohe kindlasti, ma ei tea, parlamenti või midagi taolist, aga lihtsalt poliitika huvitas. Poliitika tegemine huvitas, poliitika mehaanika huvitas, mehhanism, kuidas see käib, mis toimub, see huvitas, et see oli nagu minu jaoks põnev. Ja ta on tegelikult mõnes mõttes tänase päevani põnev. Milles see Isamaa pehmosus tollal siis seisnud? Mis see tähendab? Siin tuleb mõnes mõttes natuke ajaloolist tausta mõista, et see oli 90-ndate teine pool või teine pool, ütleme siis, kui ma olin ülikoolis ja see oli nüüd siis periood, kui Mart Laari valitsused hakkasid lagunema ja seal Isamaas käisid tohutud sisemised kaklused ja seal see õhkkond seal erakonnas oli maru halb ja seal toimusid mingid lõhenemised ja asjad ja ega ma sellest kõigest aru ei saanud väga täpselt ja sinna nii-öelda telgi taha ei näinud, aga seal käis kõva intrigeerimine. Ja see kõik poliitikaga tegeleti vähe. Niivõrd kuivõrd, ütleme, on selline naiivne ettekujutus on see, et poliitika tegemine tähendab mingi programmilisi või ideoloogilisi postulaate paika panna ja siis nende poole pürgimine. Et seal tegeleti poliitika selle kõige räpasema poolega või sellega, et kellele kuidas jalga taha panna. Mis on, nagu elu on õpetanud, poliitika lahutamatu osa igal pool. Aga see kuidagi ei istunud mulle, ma ei tundnud ennast seal nagu hästi või. Nii et ma sealt tulin ära üsna lühikese aja järel. Aga pisik jäi külge või nii öelda või. Nüüd on rakendunud, ma tahan küsida, et automaksupoliitika on nüüd rakendunud. Ma sain selle siis, vaatasin üles, palju ma siis panin oma vanast Sara eest maksma, mis on siis 2007. aasta mingi Ford Galaxy diisli pealt sõidab, vabandada maksmise aastas mingi 103 eurot ja siis registreerimistasu ka see mingi 3, 4, 500 eurot, kui ma tahan seda ära müüa. Et kas see automaks on siis nagu nüüd jõus ja see jääb ja nii on? Jõus on ja maksma praegu pead, aga ei jää. Nagu homoabielu. Teine pealkiri. Ei, ja selle kindlasti tuleb ära tühistada. Sinul on veel hästi läinud, sul on vana auto, suhteliselt vana auto, minu aastamaks on 840 eurot. Mis autoga sa sõidad? Mul on, ütleme siis Dodge on ta on nagu Ameerika variant, aga ta on siis Chrysleri see Grand Caravan. Ehk siis see nii-öelda natuke suurem. Pereauto ja mootor on ka korralik, üle 3 liitri.
noh, suhteliselt uus, 5 aasta vanune ja bensiinimootor, jõhker kirves ausalt. Aga kuidas ta nüüd läbi surudi see automaks, sest kogu aeg, kui sellest räägiti, et tema automaksu, siis rahva nagu ülestõus oli ju meeletu selle vastu. Ei no ja jälle parlamendis me ikkagi ju mürgeldasime ka, kui keegi veel meenutab, siis ma viisin lausa mingi helimasina sinna parlamenti ja segasin Mart Võrklaeval rumala jutu ajamist. See oli jälle ju seadust rikkudes, noh, kui oleks täidetud Riigikogu sisemisi eeskirju või noh, Riigikogu kodukorra reegleid, siis ei oleks see maks kehtima hakanud. Tegelikult ei oleks tohtinud president seda välja kuulutada, sest et seaduse protseduuri reegleid rikkudes vastu võetud seadus tegelikult ei tohiks välja kuulutada. Sest protseduuri reeglid on ette nähtud selle jaoks, et meil noh, see seadus oleks läbi arutatud ja vastu võetud demokraatia põhialusprintsiipe arvestades, eks ole, et sinna peab saama teha muudatusettepanekuid tuleb saada läbi arutada, muudatusettepanekuid tuleb saada läbi hääletada. See kõik on kirjas reeglites, see on tehtud selle jaoks, et kõik Riigikogusse valitud saadikud saaksid oma mandaati täita. Kui sa ei saa seadusloomes osaleda, isegi opositsioonisaadikuna, siis sa ei ole nii-öelda sul ei ole võimalik oma Riigikogu saadiku tööd teha. Ja kõiki neid reegleid rikuti, muudatusettepanekuid ei pandud saalis isegi hääletusele. Et noh, tegelikult ei oleks tohtinud seda seadust välja kuulutada. Aga välja ta kuulutati ja kehtib ja maksuteated on inimestel juba laekunud, nii et noh, sellest pääsu ei ole sellel aastal, senikaua kuni tänane reformierakondlik valitsus püsib, senikaua see maks püsib. Ta noh, jutu järgi toob siis riigieelarvesse umbes 200 miljonit eurot. Aga mis on 200 miljonit eurot? 200 miljonit eurot tundub suur raha, aga paneme selle kõrvale siis mingi 2,6 miljardit, mis tahetakse panna tuulikuparkidele. Ja noh, amba auku läheb see rahken ära, eks ole. Et see noh, meil riigieelarvega noh, hästi suur mure on selles, et inimestel lihtsalt puudub proportsiooni tunne. Inimesed ei adu ära, mis asi on 2,6 miljardit. Noh, 2,6 miljardit on 2600 miljonit. See on sama suur summa, kui me korjame kokku tulumaksuga umbes aastas. Või jah, noh, käibemaks on meil juba suurem, käibemaks hakkab seal 4 miljardi peale jõudma juba. Nii et need on nagu metsikud summad, millest me räägime. Ja see noh, riigieelarve auk on meil seal kusagil natuke üle miljardi ja sellest miljardist noh, ikkagi kõige suurema osa moodustab rohepööre. Et kõik need subsiidiumid, toetused, pealemaksmised. Nii et kui me rohepöörde ära jätaksime, siis me saaksime puha kõiki makse langetada. No rohepööre on jah, ikka ulme siin surutakse seda asja nii peale, tuulepargid ja asjad, aga Eestis on ka see mure, et rahvas ei taha vaata enda kodu juurde neid tuuleparke või tuulikuid, et neil ei meeldi see. Mitte minu taga ei. Mitte minu taga ajas on arusaadav asi, aga noh, tuulik on ohtlik. Vaata selle, noh, inimesed ei mõista mõnda asja, jälle lihtsalt asja. Esimene asi on see, et kui me oleme sõitnud Eestis ringi, kes sõidab Saaremaale, näeb Virtsus tuulikuid, kes sõidab Jõhvi poole või Narva poole, näeb seal ka mingeid tuulikuid. Need on väikesekesed. Need on väikesed tuulikud, meile tulevad 350 meetrised tuulikud. 350 meetrit on Tallinna teletorni kõrgus. No ütleme 320-350 meetrit. Et nendest nende tuulikute suurus ja nende tuulikute võimsus on seni nägematu Eestis. Nii suuri, isegi need, mis Tootsis on, need on ka suured, üle 200 või 200 meetrised, aga sellest veel kolmandiku võrra suuremad. Et kui sa kujutad ette, et siin on tavaline väike maja, siis tuulik on niisugune seal kõrval. Et see on noh, kirikutorn on umbes siiamaani. Et noh, see on lihtsalt metsik ja me räägime kümnetest ja kümnetest ja noh, meil on parteiline seisukoht, lausa parteiline suunis välja antud, et kõikides omavalitsustes tuleb võidelda kõikide tuulikuplaneeringute vastu, et mitte üheski omavalitsuses me ei poolda mitte ühtegi tuulikut. Et me isegi ei aruta seda, et okei, teeme mõne siia või mõne sinna, aga noh, ärme palju tee. Ei, meie arvates ei tohi teha tuulikuid üldse. Ja põhjus on 2 tasandil. Esimene on see, et see ajab meil elektri kalliks, jube kalliks. See jutt, et roheline energia on kuidagi odavam või taastuv energia on odavam, noh, see on absoluutne vale. See on meile nagu petukaup, sest et kui sa subsideerid midagi, siis sa võid tõepoolest leti hinna ju odavamaks saada. Aga kust siis tuleb see raha, millega ta subsideeriti? Noh, ikkagi tarbija või maksumaksja taskust.
ja kui me täna maksame, eks ole, igasuguseid saartalituse tasusid ja reservvõimsuse tasusid ja stabiliseerimistasusid ja võrgu ehitamistasusid ja maksame lisaks sellele siis taastuvenergiatasusid, noh, see on nii suur raha lihtsalt kogu aeg, mis sul läheb seal, et see jutt, et meil aga kilovati hind on tuulikul odav, see on täielik petukaup, ta on tegelikult palju-palju kallim kui näiteks põlevkivielektril. Ja põlevkivielektri hind on aetud kalliks administratiivsete võtetega, CO2 hinnaga, keskkonnatasudega, igasuguste muude keskkonnanõuetega, mis on tekitanud investeerimiskohustused, noh, meelega, maksudega erinevatega, meelega kalliks aetud, et teda turult välja suretada. Võiks olla palju-palju odavam, aga ikkagi on ta jätkuvalt soodsam, kui on tegelikult tuulikuenergia. See on esimene pool, et kui me tahame, et meil oleks tegelikult jõukuse nurgakivi, jõukuse alus, majanduse toimimise alus on odav elekter. Kui me seda tahame, siis unustame ära igasugused tuulikud, päikesepargid. Aga teine põhjus on see, et mida ikkagi vähe on uuritud, aga mis järjest rohkem selgemaks saab, on see, et need tuulikud tekitavad inimestel tervisemuresid. See madalsagedusheli, mida väidetavalt, mis kedagi väidetavalt ei sega, tegelikult segab inimesi. Ja oli mõni aeg tagasi või ma ei tea, 100 aastat tagasi või millal see Marie Curie uuris, ega radioaktsiooni ka ei nähtud. Ei ole näha, ei ole kuulda. Mis ta ikka tege? Ei tege midagi, aga tuli välja, et tapab ära inimese mõne aja jooksul. Et see madalsagedusheli on tegelikult veel uurimata ja ennem kui me ei tea, mismoodi ta inimestele mõjub ja me teame, et ta mõjub tegelikult nii palju, kui me teame, et tal on ka negatiivne mõju. Ei tohiks niisuguseid asju teha. Tuleks korra veel selle automaksu juurde tagasi, kas meie oleme nii-öelda tavainimesed, kes seda köögipoolt asjas ei näe, aga asi, mida ma olen hästi palju kuulnud, on see, et maksuks, aga see registreerimistasu on see, mis on kõigil jube hingel ja ma pean tunnistama, et ma vaatasin ka minu auto hind ilmselt jääb suurusjärku, mul on ka selline vana auto aastast 2009, ma vaatasin, auto hind jääb kuskile 4000 kanti, aga registreerimistasu ligi 400 eurot. On seda kuidagi seal köögipoolel ära põhjendatud, miks ta selline peab olema? No tegelik põhjendus köögipoolel oli selline, et riigil on raha vaja ja kui see poliitikas nii kaua olnud, kui mina olen olnud, siis sul on kõik lood on nagu kuskil on mingisugune habemega lugu ees. 2015-16 ma läksin Riigikogusse, siis hakati automaksu arutama. Ja siis arutati, et automaks võiks olla kuskil 20 miljonit eurot aastas tuua riigieelarvesse. 20 miljonit eurot aastas tähendaks seda, et kõik maksavad seal vähem, kui sa maksad oma autokindlustust. Kindlasti vähem. Mõnikümmend eurot, võib-olla 6 või veel vähem. Võib-olla mõnikümmend eurot aastas üldse. Ja siis tuleb 20 ja siis seal on kõik traktorid ja bussid ja kõik muud on sees, eks ole, ja siis tuleb 20 miljonit kokku. Aga seekord vaadati, et kuramus 20 miljonit on ikka maru, et sellega me ei tee midagi ära, et riigieelarve auk on nii suur, et paneme ikka 1 nulli juurde. Aga kui sa saad 1 nulli juurde paned, et siis kui sa selle raha kokku saad, siis hakati nendele autodele erinevaid mudeleid, hästi pikalt arutati, et milliseid mudeleid me kasutame, kui palju keegi maksab, seal oli tohutu kaklus oli selle üle, et kui me võimalikult uusi autosid maksustame, mis on kallimad, et siis meil mõnes mõttes nagu pärsime seda, et inimesed vahetavad autosid uute ja paremate vastu ja ka muide keskkonnasäästlikumad on, uuemad autod on keskkonnasäästlikumad. Et siis ikkagi vanemate autode puhul, aga sealt pole midagi võtta, vanemad autod on odavamad ja vanemate autode omanikudel on tõenäoliselt majanduslikult raskem maksta ka. Et kui sul on juba nii palju raha, et osta 60 000 auto, siis tõenäoliselt ei osta 4000 autot, eks ole, et tõenäoliselt võib-olla ei osta ka 60 000, aga võib-olla ostad ikkagi 15 000. Nii et selles mõttes, et need arvutused olid sellised, et kuidas nii teha, et saada raha kokku. Ja siis leiti, et ainult aastamaksust ei tule raha kokku, et registreerimismaks ka. Ja see registreerimismaks, põhimõtteliselt inimesed vahtisid lakke, või ütleme siis Rahandusministeeriumi ametnikel oli number ette antud ja pange maatriks klappima. Et kuidas saab kokku 200 miljonit. Mul on tegelikult rohepöördega, mul on tegelikult lahendus olemas selle tuuliku energiatele asjadel. Mul isegi gümnaasiumis räägiti, et miks ei looda Eestis tuumaelektrijaama. Et räägitakse väga palju ju CO2 ja eraldatus ja selle maksustamine ja asjad. Aga tegelikult tuumaelektrijaam väga vähe annab seda CO2 saastet nii-öelda meie keskkonda või atmosfääri, et
aga kui Eestisse peaks selle rajama, siis ka kes peaks selle rajama, kas riik peaks seda nagu projekti tegema või peaks tulema mingisugune eraettevõtja ja siia Eestisse selle panema, Enefit Greeni näiteks kõrvale? Jaa, no meie pooldame tuumajaama, aga ma selle CO2 kohta kõigepealt ütlen, et unustage ära CO2 vastane jutt. CO2 ei ole mürk, CO2-ga ei ole vaja võidelda. CO2 on planeedi maa eluks vajalik komponent. Jälle inimesed suurusjärke ei tea, kõik võitlevad CO2-ga. Eks ole, 0,4% atmosfäärist on CO2, 0,38, eks. Ja sellest 0,4% siis omakorda, mis ta tuleb seal, 5% umbes on inimtekkeline või natuke vähem isegi. Nii et 0,00 mingi protsent on siis see nii-öelda inimtekkeline CO2, põhiosa CO2-st loodus genereerib ise. Ja muide, CO2 ei ole peamine kasvuhoone gaas. Kasvuhoone efekti tekitab eelkõige veeaur ehk ookeanitelt aurustuv vesi. Nii et, nii et selles mõttes ilma CO2-ta, eks ole, ei toimu fotosünteesi, planeet rohelust enam planeedil ei ole. Ei ole viljapuid ja rukki põldu ja ei ole vetikaid ega üldse mitte midagi ei ole. Kõik sureb ära, lihtsalt kõik. Nüüd CO2 kogus tänasel hetkel, seesama 0,4 on, ütleme siis, kuskil viimase 500 miljoni aasta üks madalamaid. Et nii madal oli ta viimati jääajal, enam-vähem samal tasemel kui praegu oli ta viimase jääaja ajal. Ja kui me siit veel läheme, et CO2 veel vähemaks on, siis me tõenäoliselt satume uuesti jääaega. Nüüd suur teadlased vaidlevad oma vahel, kumb oli ennem, kas oli kõigepealt oli jahenemine ja siis tuli CO2 vähenemine ja siis jahenemisele ju järgnes soojenemine, millega koos käis ka CO2 hulga suurenemine, et kumb tuli ennem, kas kliimamuutus tuli ennem ja CO2 tuli pärast ja üldiselt on pigem usutakse seda, et kuna see CO2 on niivõrd hõre või niivõrd vähe on teda kogu selles mahu mõttes, ei saa muuta kliimat. Et see kliimamuutus ikkagi tänasel päeval on ikkagi need teadlased, kes ei ole kinni makstud ja ideoloogilised, need räägivad ikkagi sellest, et planeedi soojenemine ja vähenemine, mis on ju teaduslikult tõestatud fakt, kõigub kogu aeg, on olnud väga soojasid perioode, on olnud palju jahedamaid perioode, on seotud planetaarsete liikumistega, päikesega, on seotud sellega, kuidas meie enda tähesüsteem liigub ja selles võtmes on ta ka ennustatav, et need tsüklid on ennustatavad, kuidas see käib. Nii et CO2-ga võitlemine on tegelikult eluga võitlemine ja selles mõttes sellele tuleb nagu hästi teravalt vastu astuda. Aga nüüd, mis puudutab tuumajaama, siis tuumajaam on väga-väga mõistlik energeetiline lahendus. Et ta on odav elekter, kindlasti on ta palju-palju odavam kui tuulepargid, ta muidega on odavam kui fossiilkütused, mitte nii suures koguses või mitte nii suure sammuga, aga odavam kui fossiilkütused. Ja ta on hästi stabiilne elekter, eks ole. Ta on, kui me teeme tuumajaama valmis, siis 100 aastat saab seal nagu anda voolu ühes ja samas koguses. Kõik meie hertside hoidmine, kõik on võrgu pidamine, kõik on nagu tuumajaam on selles mõttes peaaegu et ideaalne. Nii et selle ehitamist meie kindlasti pooldame. Ja see võtab lihtsalt aega. Ta on kuskil alla 15 aasta ilmselt väga ei ole reaalne. Ja kuni sinnamaani elame oma põlevkivi elektriga, ega siis meil on jaamad olemas, võimsused olemas tegelikult. Nüüd omandi kohta minu arvamus on see, et ta peab olema kindlasti riigi enamusosaluses. Et kas see väga mõistlik oleks kaasata erasektorit või erakapitali, aga 51% peaks olema riigi osalus või riigi omand. Ja selle nii-öelda erakapitali kaasamise mõte on see, et me hoiame efektiivsust, me võtame kaasa siin, tõenäoliselt need suured tuumareaktorite arendajad on huvitatud osalemisest, et nad on seal ise sees oma oskusteabega ja kõige sellega. Ja selle jaama me võime ehitada, on mõned reaalsemad ja ratsionaalsemad kohad, et arvestades seda, kus on meie võrgud, arvestades seda, kus on tööjõud. Tuumajaam tõenäoliselt nõuab küllaltki kõrgelt haritud töötajaskonda, et siis ta peab olema mõnele suuremane linnale lähemal, seal peab olema piisavalt palju vett, eks ole, võrk peab lähemal olema, et need kohad, et teda päris suvalise põlla peale ei ehita, eks ju.
aga noh, kui me mõtleme, paneme siia kõrvale need tuulikud. Eestis on umbes 60 omavalitsust, natuke vähem, üle 50, kuhu tahetakse teha tuulikuparki. Üle poolt, 2/3 omavalitsusi tahab saada tuulikuparki. Tuulikupark on selline, mida sul ei ole võimalik nii-öelda mitte näha. Isegi kui ta sust on 10 kildi kaugusel, ma elan Läänerannikul, on mul suvila, ja tuulikud on 30 kilti kaugel, vaikse ilmaga ma kuulen neid vuhisemas, neid virtsutuulikuid. Varbla omasid kuulen. Ja need on väiksed. Et kui sa teed nagu suured tuulikud, mis on sust, 10 kildi kaugusel, sa näed neid varjusid näed, seda vuhinat sa kuuled. Tuumajaam on sul põhimõtteliselt metsatukka taga ja sa elu sees ei kuule ja ei näe sellest mitte midagi. Mitte midagi. Ta on väiksem kui Narva jaamad oma pindala poolest. Nii et sest Narva jaamades on need, ütleme, see põlevkivi ettesöötmis, lindid ja jaamad ja ladustamised ja tuha ladustamised ja see kõik on sinna juurde, eks, ka väga väike territoorium, võrreldes tuulikutega, võrreldes päikeseparkidega, mida meil on nagu põldude kaupa. See tuumajaam on pisike väike tehas. Jah, aga rahvas just kardab seda radioaktiivsust ja asju, aga lihtsalt ütleme niimoodi, et arvamusküsitused näitavad eriti ei karda ausalt öeldes. Ja kui me kardame seda radioaktiivsust, siis kardame seda, mis on Sosnovi booris. Eks? Või kas me kardame Vandat? Et Soomes on ka tuumajaam, eks ole, üle mere on, Rootsis on mitu tuumajaama, et kui seal ka buum käib, ega siis sama vahe, kas ta on meil Paldiskis või Soomes. Martin, millal sa puhkad? Suvel puhkan, juulikuus puhkan. Kuidas sa puhkad? Täiesti lülitan kõik välja. Kus see on siis maakodus, käid sa reisil, milline näeb välja Martin Helme ideaalne puhkus? No üldiselt mul on maakodu, kus ma ikkagi elan, nüüd avasime just hooaja, et nädalavahetuseti proovin ka seal käia, kui tööd ei ole. Ja see on ilusti mere ääres, Läänerannikul, küll Pärnu maakond, aga Läänerannik. Ja üldine minu nagu korraldus erakonnas on see, et juulikuus mulle mitte helistada, mitte kirjutada. Ma ei võta telefoni vastu, ma panen telefoni hääletu peale, riiuli peale, lähen õue muru niitma või mere äärde pikutama. Ja üldiselt ma puhkangi niimoodi, et ma ei tee mitte midagi. Minu puhkus, ideaalne puhkus, kui sa küsid, mis on minu ideaalne puhkus, on see, et ma ei tee mitte midagi. Aga lisaks ma käin ikkagi, ütleme, proovinud olema ja viimastel aastatel oleme ilusti seda suutnud teha. Kuskil niisugune nädalakese, kõikide oma lastega kogu perega oleme kusagil siis Vahemere ääres. Mis on lemmik sihtkoht? Itaalia. Minu lemmik koht on Itaalia. Mulle kõik seal meeldib. Mulle meeldib seal ilm. Mulle meeldib seal toit. Mulle meeldib seal see arhitektuur. Mulle meeldivad inimesed. Mulle meeldib keel. Seal minu meelest kõik on ilus. Suurepärane. See on olnud natukene üle tunni aja väga-väga põnevat vestlust, ainult meil loodetavasti sinul oli ka põnev ja huvitav, nii et suur-suur aitäh sulle tulemast. Aitäh kutsumast. Ja teiega, kallid vaatajad, kohtume taas kord juba peagi, millal täpselt, eks sellest saate ilmselt teie aimu umbes samal ajal kui meie, aga suur aitäh teile ka vaatamast, loodetavasti oli teilgi põnev ja kohtumiseni juba järgmistes episoodides. Paigas, purgis, koju õnnek!